Kiire elutempo juures magavad inimesed tihti vähem, kui tegelik vajadus on, mis võib mõjutada nii vaimset kui ka füüsilist heaolu. Doktor Brasinski, millist rolli mängivad une kvaliteet ja kestus peavalude puhul? Esmaste peavalude ja unehäirete vaheline seos on teada aastaid ja see on mõlemasuunaline. Ehk inimesed, kel on sagedased esmased peavalud, neil esineb sagedamini unehäireid ja vastupidi, inimesed, kellel on unehäired, nendel esineb sagedamini esmaseid peavalusid. Viimasel aastal on päris palju avastatud unehäirete patofüsioloogias ja üldse unefüsioloogiast ja selgub, et seal osa mehhanisme on seotudki aju nende keskuste düsfunktsiooniga, mis on teistpidi seotud ka valude tekkimisega. Üldine soovitus meil kõigil on magada füsioloogilist kvaliteetset piisavat und, et see oleks regulaarne. See on selline esimene soovitus ja kõige rohkem selles valdkonnas kliinilises praktikas nõustab inimesi selline spetsialist nagu peavaluõde, vähemalt seda peavalukeskuste tasemel. Ja kui inimene pöördub peavalukeskuse poole oma peavalude tõttu, siis ei tasu imestada, et hakatakse küsima ka une kohta. Et see on suhteliselt rutiinne selline tegevus. Just täpselt nendel põhjustel, et väga sageli piisab sellest, et me normaliseerime und inimesel ja selle arvelt võib osa peavalusid jääda olemata. Lisaks sellele on teada, et teatud muutused unerežiimis võivad ise provotseerida peavalusid. Üks väga sage näide kliinilisest praktikast näeb selline välja, et inimene, kes käib tööpäevadel tööl, magab mingi X arvu tunde, otsustab, et näed, mul on tulemas nädalavahetus ja ma luban endale natuke pikema tund, et kompenseerida seda unepuudust, mis on töönädala sees tekkinud. Ja mõnedel inimestel tõepoolest see võib hoopis vallandada peavalu, ehk siis liigne magamine ei ole ka hea, nii et siin võtmesõna on optimaalne uni. Mitte väga vähe, mitte väga palju ja et see oleks regulaarne, et iga päev umbes samal ajal magama minna ärgata ja magada umbes sama arv tunde. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!